Kui sul on naine ja ka paar last ja su kaasa ütleb sulle, et nüüd on sobiv aeg hakata perele välja valima uut sõidukit. Ja nagu sa tead, on alati sinu naisel kõiges õigus ja nii te avategi Google otsingumootori ja puhtpimeda juhusena ilmub sinna ette Nissan Qashqai laoautode reklaam. Ja su naine vaatab seda Qashqaid ja ütleb, et väga hea, soodne, moodne, piisavalt ruumikas ja võimsust ka nagu on, nii et meie perele sobib. Ja sina oledki juba hakanud alla andma, kuid siis vaatab su naine veel kord seda Qashqaid ja ütleb, et ei tea, see disain on ikka natukene liiga imeliku võitu, lausa isegi natuke koleda võitu ja siis su kaasa lausib sulle lause, mida sa oled terve teie kooselu ajal vaid oodanud, ehk et kallis, ma arvan, et me võiksime ka teisi autosid vaadata. Ja kui su naine ja lapsed magavad, avadki see õhtu hämaruses Auto24 portaali ja hakkaski seal vaatama dekaadivanusid Porsche Panamerasid ja 7. seeria Bemareid ja mõtled, kuidas hommikul seda ideed naisele maha müüa. Kui hommikul ärgates tuleb su naine su juurde ja ütleb, et nüüd tuli Nissan Qashqai facelift välja, no nüüd on disain ka täitsa korras, nii et me võtame Qashqai. Ja ühtegi oledki sa muidugi rahul, aga samas jääb teie ilusat kooselu Qashqaiga alati varjutama see üks õhtune pilguid nendele vanadele saksa luksusautodele. Tere tulemast taas kord kaasa olema naisluksele proovisõidule. Nissan Qashqai disain on tõesti korvab nüüd kõik vead, sest et ta näeb ka ääretult sportlik välja. Tal on uued esituled, uus iluvere ja radiaatorivere ja tagaosas on olemas tuled, nüüd on endiselt Qashqaile omased, kuid need on nüüd valge korpusega ja ka tagumine pamper on nüüd kere värvi, et velgisatele 17–20 tollised ja tagaistujatel on jalaruumi rahuldavalt, kuid pearuumi on seal ka enam-vähem ja ka 3 reisjat mahub sinna kenasti ära ja 504 liitrit on tal pagasruumi mahtu. Interiööris on ka materjalid paranenud paremas varustuses, rõõmustab Qashqai sind armatuurlauaga, mis on kaetud Alcantara nahaga ja olemas seal nüüd uus 12,3 tolline multimeediasüsteem, mis juba rõõmustab siis standardvarustuses ja olemas seal ka Google sisse ehitatud ja baasvarustuses 7 tolline näidikupaneel, kuid paremas varustuses 12 tolline ja selline jublakas on käiguvalitsaks pandud automaatkastil, mis on natukene ebamugav ja natuke on ka paljusid klavermusta materjali, tegelikult allpool pinnastel on näha isegi kiviaja sellist plastikut ikkagi endiselt. Küll aga on olemas tal 360-kraadine kaamera ja selline ka kliimapaneeli juhtnuppudega ja ka 3D vaatuskaamera, nii et tegelikult on tal ikkagi häid asju küllaga. Ja kui sa tunned, et ikkagi, et sa ei saanud ikkagi piisavalt ennast kehtestada ja otsustada, mis autoga sa sõidad või siis saad sa valida vähemalt manuaalkäigukasti ja öelda naisele, et mina otsustan, mis käiguga ma sõidan, nii et võid vabalt Narva maanteel 100 km tunnikiirusega hoida esimest käiku seisja, kui su naine ütleb, et lõpeta ära, miks sa nii teed, siis sa saad talle vastata, et aga las mina vähemalt millegile otsustan. Aga naine saab ennetada selliseid sündmuste käike ja valida automaatkäigukasti variaatori ja mootorit, tal 1,3 liitrine turbobensiin, kas siis 140 või 160 hobujõulisena saadaval ka nelikveolisena see 1,5 liitrine e-Poweri hübriid on olemas tal 190 hobujõulisena ja hinnad algavad tal 29 500 eurost ja uuenenud Tucson on näiteks 1500 odavam ja pakub ka diislit. Selline on Nissan Qashqai igasuguste pereemadele rõõmusõnum, kuid pereisadele jälle kui järjekordne üks unistuste purunemine. Selline oli sellekordne naisluksele proovisõite kohtumine juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigel kõik ka turvaliselt.